Tere, tere! Ma tean, et on olnud pikk paus, kuid täna ma peatun teemal, kuidas saada oma lapsed nii-öelda raamatumaailma. Ja mul oli just üks pisike 3-aastane, kellega mul oli mega äge aega koos veeta. Ja mõtlesin, et ma teen talle sellise laheda kingituse, et kuna ma ütlesin, et ekraanid on tal 0, siis mis on need raamatud, mida ta saaks koos vanematega lugeda ja need, mida tal võiks olla lihtsalt, kui ta lasteaiast koju tuleb ja sirvida ja vaadata pilte. Siis kuna tema oli just käinud vaatamas muusikali, siis ma arvasin, et see raamat peaks neil riiulis olema. Esimene on Sipsik. Kellele siis ei meeldiks Sipsik? Väga lahe ja ka uued trükid on samade piltidega, mis vana trükk. Sest minu jaoks on oluline, et oleks need vanakooli raamatud. Ma ei taha, et oleks need uuema illustratsiooniga, sest mulle tundub, et siis läheb justkui miskit kaduma. Aga see olen lihtsalt mina. Järgmiseks, Londiste. Minu ema luges seda väga ägedalt. Väga mõnus õhtune unejutt. Ja siit tuleb minu üks lemmik. Sellega on lugu selline, et me ilmselt kõik nägime lastesaadet sellest. Ta tegutses ühes Lasnamäe korteris. Kunagi teda ei õnnestunud kätte saada, aga sigadused, mida ta tegi, olid täiesti ulmelised. Pätu. Kes siis ei mäletaks Pätut? Ja Pätu puhul ma ütlen, mina sain endale, seda on hästi palju ka vana raamatupoodides müügil ja mina sain endale ühe sellise, et Pätu peab olema raamaturiiulis. Järgmiseks, Liplala. Kui sa oskad lugeda selliselt, et sa äratad kõik need tegelased ellu, siis see tekitabki lapse huvi, et ta tahab neid raamatuid kuulata. See nõuab ka enesekontrolli vanemate poolt, et sa investeerid oma aega ja mõtled, et mis võiks selle loo juures olla. Ja tegelikult see harjumus tuleb. Siis ma võtsin Nukitsamehe. Raamatut ma ise ei ole lugenud, aga kõik me oleme Nukitsamehe filmi näinud. Väike nõid, Sööbik ja Pisik. Tegelased, kes meil siis hammastes möllavad, eks ju. Edasi Krülliraamat. Siis peale suurt tagaajamist õnnestus mul saada Naksitrallide 3 raamatut. Ehk siis mul on üks puudu, mille osas ma tegelen, et see saada ja saata ka sellele pisikesele piigale. Siis Lumivalgeke. Ma olin muidugi otsingul Pöial-Liisi raamatu osas, sest ma ise väga fännasin Pöial-Liisit ja mul see lugu oli peas ja piltide järgi ma alati nii-öelda siis tekitasin iseenda loo sellele. Ja kuna ma kunagi töötasin ajakirju välja andvas ettevõttes, siis oli mul kodus üsna suur hulk laste ajakirju, ehk siis Muumi ajakirju oli mul ja ma otsustasin, et osad nendest ma saadan sellele pisikesele piigale ja seda seepärast, et siin on pildid, ta saab, tuleb näiteks lasteaias, saab istuda ja vaadata pilte ja sellega tekitada ise sellise mõtted ja lasta oma fantaasial lennata. Mina arvan, et raamatud on sellised, et sa pead äratama tegelased ellu esiteks. Sul peab endal olema huvi raamatute vastu ja loe sellised raamatud, mis sulle meeldivad, sest lapsed on väga sellised kaasa minevad, nendega on väga lihtne selles osas, et ma ütlen, et mina praegu panin kokku raamatud, mis ma arvasin, et need on täpselt, mis enamus lähevad praeguse vanusega. Õhtujuttu, eks mega hea. Laupäeva või pühapäeva vihmase ilmaga raamatuid lugeda. Aga siis on üks asi, mis on hästi arendav, on pusled. Mina ise olen väga suur puslede fänn ja siis selgus, et see pisike piiga on ka suur puslede fänn ja tema paneb väga suuri puslesid oma ea kohta. Ehk siis tal on see haaravus, silmahaaravus, käeline tegevus ja siis ma mõtlesin, ma teen talle ühe sellise kingi, et ma kingin ära ühe sellise ägeda pusle. See on küll 1000 tükki, kassi pusle. See tähendab seda, et ka emme ja issi saavad seal kaasa lüüa. Ja minu meelest see on väga lahe. Mis mulle selle pusle juures meeldib, et kõik pildid on selgesti eristatavad ja nad võivad seda jupi haaval teha. Mina igatahes olen väga põnevil kogu selle loo pärast ja loodan, et ka teil on häid raamatuid. Kui teil on mingisugused raamatud, mis sa vaatad, et vot, meil tegelikult on väga minev raamat see, kirjuta kommentaaridesse. Tšau, tšau!